Venemaal satuvad inimesed, kes avalikult kutsuvad Vladimir Putinit tagasi astuma, tavaliselt aknast välja kukkuma. Nii et nüüd, kui tavalised Vene kodanikud hakkasid seda kaamera ees näod nähtaval tegema, paneb see mõtlema, mis viimastel nädalatel muutus, et venelased enam ei muretse. Sest küsimuse vastus ütleb meile midagi väga olulist. Putin kaotab midagi, mille ehitamisele ta on kulutanud aastakümneid. See, mille najal iga diktaator ellu jääb. Putin kaotab inimeste hirmu enda ees. Näete, Venemaal laguneb nii palju erinevaid asju, et venelased lihtsalt ei hooli enam. Vene aktsiaturg registreeris just viimase 3 aasta suurima ühepäevase krahi. Venemaa keskpank peab nüüd Ponzi skeemi, et seda sõda jätkata. Ja tundub, et Ukraina hävitab iga päev Vene tehaseid ja rafineerimistehaseid. Ja just sellepärast kaotavadki venelased lihtsalt mõistuse. Isegi Vene propagandistid, kes on 4 aastat iga Ukraina edu pisendanud, ütlevad nüüd avalikult, et midagi on valesti ja nad lagunevad avalikult koost. Selles videos tahan ma teile rääkida kõigest, mis viimase 48 tunni jooksul on juhtunud. Miks tavalised venelased teevad midagi tõeliselt ohtlikku ja miks Putini suurim punane joon ületati just ilma tagajärgedeta? Minu nimi on Sam ja lähme selle kõige juurde. Alustades kõige olulisemast uudisest, et mõista, miks Vene inimesed praegu sõna võtavad, peame mõistma seda rahalist survet, mis sel nädalal Venemaad tabas. Näete, vaid mõned päevad tagasi kukkus Vene aktsiaturg ühe päevaga peaaegu 5%. See on suurim langus viimase 3 aasta jooksul. Ja mõned suurimad ettevõtted langesid tegelikult ühe päevaga lausa 10–15%. Nüüd, siin on põhjus, miks see langus on oluline. Sest viimati juhtus see 2022 aasta septembris. See oli kuu, mil Putin sai aru, et tema 3-päevane sõjaline erioperatsioon kestab kauem kui 3 päeva. Nii et ta kuulutas välja osalise mobilisatsiooni. Ja siis venelased lihtsalt kaotasid pea. Paljud venelased läksid tänavatele ja hakkasid protestima. Teised venelased, mõjukad venelased, hakkasid lihtsalt riigist põgenema. Ja Putin oli tegelikult sunnitud avalikult tagasi võtma osa oma plaanist, mille ta oli juba välja kuulutanud. See oli viimane kord, kui turg niimoodi kokku kukkus. Aga seekord pole mobilisatsiooni olnud. Nii et küsimus on, mis põhjustas sellise krahi? Siin peame vaatama Venemaa keskpanka. Venemaa keskpank teatas just, et süstib riigipankadesse 5 triljonit rubla, mis on umbes $70 miljardit. See on väga suur summa. Aga põhjus, miks see on ohtlik, seisneb selles, milleks seda raha kasutatakse. Teate ju, et meil on juba teada, et Putinil ei ole piisavalt raha, et oma sõda jätkata, sest naftatulud kukuvad sanktsioonide ja muidugi Ukraina droonirünnakute, ehk pikamaa sanktsioonide tõttu, pidevalt. Ja Vene valitsus, Vene eelarve sõltub väga tugevalt ja ma mõtlen tõesti tugevalt sellest naftatulust. Ja nagu Napoleon kunagi ütles, sõja võitmiseks on vaja 3 asja. Raha, raha ja raha. Putinil ei ole seda raha ja ta peab selle kuidagi leidma, sest ta ei kavatse seda sõda lõpetada. Olgem ausad. Nii et Venemaa keskpank trükib nüüd $70 miljardit, annab selle erapankadele, et need saaksid osta valitsuselt võlakirju, et Putin saaks sisuliselt jätkata oma sõja rahastamist. Sõda. See on sisuliselt püramiidskeem. See on ring. Keskpank võiks selle raha otse Putinile anda, aga nad teesklevad, et on iseseisev institutsioon ja annavad selle pankadele, kes siis annavad selle Putinile. Kahjuks aktsiaturg selle õnge ei lähe ja just sellepärast tark raha lahkub Venemaa aktsiaturult. See paneb aga mõtlema, miks tark raha üldse alguses Venemaa turul oli. Aga sellest me siin siiski ei räägi. Venemaa eliidi jaoks pole see suur asi. Nad saavad selle raha tõenäoliselt turult välja võtta. Nad võivad selle paigutada Šveitsi või isegi Londonisse. Neil on advokaadid, kes suudavad välja mõelda asju, mida sina ja mina peaksime võimatuks. Ma olen kindel, et neil on viisid oma probleemidest mööda hiilida. Aga kannatab Vene avalikkus ja nad astuvad Putini vastu välja. Meil on tulemas klipp ühelt Moskva elanikult, kes näitab oma nägu ja räägib avalikult sellest, et kui Putin ei suuda neid probleeme lahendada, peab ta tagasi astuma. Miks ta selle sõja alustas? Ja nüüd, kui tal pole plaani, kuidas takistada Ukrainat Moskvat ründamast, võib-olla peaks ta laskma neil, kellel on plaan riiki juhtida. Kuulake nüüd, sest tõenäoliselt ei oleks ta osanud seda ette näha. Ma vaatan videoid plahvatustest Moskva piirkonnas, Kaponias, Leningradi oblastis ja paljudes teistes kohtades. Oleme juba aastaid näinud plahvatusi Belgorodi ja Brianski oblastites. Putin, kus on meie turvalisus? Kui sa otsustasid alustada erioperatsiooni, ei küsinud sa meie rahva käest. Sa ei küsinud üldse kellegi käest. Tagaž meie turvalisus.
ja kui te ei suuda, siis lahkuge. Astuge tagasi. Kutsume üles tema tagandamisele. Kas ta mõtles enne, kui ta seda tegi? Enne kui ta kuulutas välja sõjalise erioperatsiooni, pidi ta ju mõistma, et õhutõrje on kasutu, eelarve on tühjaks varastatud ja korruptsioon on kõikjal. Ta pidi seda mõistma. Kui ta seda ei mõistnud pärast veerand sajandit riigi juhtimist, siis on ta lihtsalt mandunud ebaadekvaatne inimene. Seda enam peaks ta tagasi astuma. Nüüd ma mõistan, miks 2022 aastal, kui välja kuulutati mobilisatsioon, lahkusid Venemaalt miljonid inimesed. Mitte ainult mehed, vaid ka naised, lapsed ja eakad. Miks nad lahkusid? Nüüd ma saan aru. Inimesed pannakse palju väiksemate asjade eest vangi. Tegelikult vaid 2 päeva tagasi sai Kuzbasi linnast pärit Vene elanik trahvi selle eest, et avaldas video, milles kritiseeris Putinit. Ja nad ei ürita isegi varjata, mille eest see trahv määrati. Kohtuotsuses on kirjas järgmist. Trahv määrati selle eest, et Venemaa Föderatsiooni presidenti hinnati negatiivselt, väljendades seda subjektiivse arvamusena isiku poolt, kellel on meessoost hääl ning kelle märkustes esinesid ropud, solvavad ja ebatsensuursed väljendid. Venemaal on nii palju sõnavabadust, et nad ütlevad sulle avalikult, et saad trahvi, kui kritiseerid Putinit. Ja sellises keskkonnas räägivad elanikud nüüd avalikult ning paluvad tal tagasi astuda. Muide, see polnud üksikjuhtum, sest ma tean, et mõned teist lähevad kommentaaridesse ütlema, et hei, see on ainult üks klipp, miks see siis nii suur asi on? Arva ära, meil on rohkem klippe. Vaata seda teist klippi. Jällegi Moskvast, samal nädalal sarnane sõnum. Sõnum, mis on suunatud otse väikesele Vladimirile. Kuula nüüd. Ma pöördun Vladimir Vladimirovitši poole. Ma pöördun Vladimir Vladimirovitš Putini poole. Ma ei nimeta teid enam austatud Vladimir Vladimirovitš Putiniks, sest teie rahvas, meie rahvas, mitte teie rahvas, vaid meie rahvas, ei austa teid enam üldse. Te olete varas, mõrvar. Te olete meie riigi täielikult hävitanud. Hävitasite sovhoosid ja kolhoosid. Pole põlde, pole talusid, mitte midagi pole alles. Seal pole midagi alles. Nüüd saatsite meie mehed sõtta. Nüüd olete saatnud meie mehed võitlema mingisuguse jumalast hüljatud maatüki pärast, mida meil üldse vaja ei ole. Meil ei ole seda vaja. Meil ei ole vaja, et meie pihta tulistatakse. Meil ei ole vaja, et meie lapsed, abikaasad, isad nende pärast sureksid. Meil on vaja, et nad elaksid kodus oma enda kodudes, ehitaksid sovhoose, kolhoose, paneksid oma maa taas jalule. Mis teil on? Te olete kindlasti juudi rahvusest. Pakkige asjad, kolige oma juutide juurde elama. Teid ei ole siin vaja. Te hävitate meie riiki. Ja kui Ukraina kodanikud pommitavad meie riiki, siis te jooksete ja peidate end punkritesse. Nii et jookse ja peitu punkritesse. Nüüd hakkab natuke rohkem mõtet olema, miks Putin tahtis seda sõda Moskva ja Peterburi linnast kaugel hoida. Ta ei tahtnud, et Venemaa eliit kannataks tema tehtud otsuse tõttu, sest ta teab, mis edasi juhtub. Kahjuks ongi see sõdade puhul nii. Neid on lihtne alustada, aga väga raske lõpetada ja need on väga ettearvamatud. Putin soovis midagi, mis kestaks 3 päeva, aga nüüd, 5. aastal, on sõda tõesti koju jõudmas. Tegelikult tegi Ukraina alles eile midagi, mida Putin oli varem nimetanud tuumarelva kasutamise punaseks jooneks. Ehk siis, kui Ukraina midagi sellist teeb, kasutab ta tuumarelvi. Nad sihtisid Vene sõjatehast lääne rakettidega. Vaadake ise, siin on üks klipp. Põhimõtteliselt tabas see hoonet nii kuradi kõvasti, et lendas katus ja mitu korrust lihtsalt minema. Kõik on nüüd leekides. Ma olen täiesti sõnatu. See on Ukraina rünnaku tagajärg Vene sõjatehasele Brosnevis. Tehas toodab juhtimiskomponente Vene rakettidele nagu Iskander ja KH-101. Samu rakette kasutab Venemaa Ukraina tsiviilisikute, korterelamute ja linnade vastu. Ukraina siib nüüd nooltevalmistajaid, mitte ei püüa ainult nooli alla tulistada. Ja oluline pole ainult see sõjatehas. Tähtis on ka rakett, mida Ukraina kasutas. See oli Storm Shadow rakett. See on Suurbritannias valmistatud rakett, mille sees on Ameerika komponendid. Ja tead, mis veel? 2024 aastal, kohe pärast valimisi Ameerika Ühendriikides, andis president Biden Ukrainale loa kasutada ATACMS rakette Venemaa territooriumil. Ja kohe pärast seda luba andis ka Ühendkuningriik Ukrainale loa kasutada Storm Shadow rakette.
See oli hetk, kui Putin kaotas täielikult enesevalitsuse ja esitas ühe oma kõige otsesema tuumaähvarduse üldse. Ta ütles sisuliselt, et kui Ukraina kasutab seda Vene territooriumil, siis tähendab see, et liigume tuumasõja poole. Kuulake. See klipp on natuke pikk, aga see on järgmise osa jaoks oluline, nii et pöörake tähelepanu sellele, mida Putin ütleb. Aga kui asi puudutab läänes toodetud suure täpsusega ja pika tegevusraadiusega relvade kasutamist, on see täiesti teine lugu. See on täiesti erinev. Tegelikult ei ole Ukraina armee suuteline korraldama rünnakuid, kasutades kaasaegseid läänes toodetud suure täpsusega ja pika tegevusraadiusega süsteeme. See ei suuda seda teha. See on võimalik ainult satelliitide luureandmete kasutamisega, mida Ukrainal ei ole. Meil on luureandmed. Need andmed on ainult Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide satelliitidelt, põhimõtteliselt NATO satelliitidelt. Teiseks, ja see on väga oluline, võib-olla kõige olulisem punkt on see, et nende raketisüsteemide lennuülesanded. Põhimõtteliselt saavad neid sisestada ainult NATO riikide sõjaväelased. Ainult NATO sõduritel on lubatud punkritesse siseneda. Ukraina sõjaväelased ei saa seda teha. Seega ei ole küsimus selles, kas lubada Ukraina režiimil nende relvadega Venemaad rünnata või mitte. Küsimus on selles, kas NATO riigid osalevad otseselt sõjalises konfliktis või mitte. Kui see otsus tehakse, tähendab see mitte midagi vähemat kui NATO riikide, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide otsest osalemist sõjas Ukrainas. See on nende otsene osalemine. Ja see muudab muidugi oluliselt konflikti olemust, selle tõelist iseloomu. See tähendab, et NATO riigid, USA ja Euroopa riigid on sõjas Venemaaga. Ja kui see nii on, pidades silmas selle konflikti olemuse muutust, teeme me vastavad otsused, lähtudes ohtudest, mis meile tekivad. Lähtudes ohtudest, mis tekivad. Tollal ütlesin, et Putin bluffib. Venemaa on kogu selle aja tuumarelvadega bluffinud. Venemaal lihtsalt pole oma suurelt peremehelt Hiinalt luba tuumarelvi kasutada, aga see ei takista neid ähvardust kasutamast, et saada, mida nad tahavad. Kahjuks on Putin taaskord tabatud, nii-öelda püksid maas. See poleks esimene kord, aga tundub, et seekord võib probleem olla suurem kui varem. Sest Venemaa sõjablogijad on täielikus paanikas, kuna Putin ei tee sisuliselt midagi pärast seda, kui tema punane joon on ületatud. Vaadake seda raportit. Vene Z-kanalid on praegu täielikus paanikas. Võimas Ukraina täppislöök, kasutades arvatavasti Storm Shadow või Scalp tiibraketi, hävitas täielikult pooljuhtide tehase, mis on Venemaa sõjaliste mikrokiipide ja sõjatööstuse tootmisahela tegelik selgroog. Kohalikud ametnikud kinnitavad, et hukkus mitu eriala spetsialisti ja 10 said vigastada. Vene sõjablogijad on õuduses, karjudes, et valitsus ignoreerib ohtu ning nõuavad loomulikult vastuseks Londoni tuumapommitamist. Aga kõige parem osa on täiesti hullumeelne mõtteakrobaatika. Sõda poldav blogija Aleksei Žižov nutab Telegramis, nimetades rünnakut argpükslikuks, sest see toimus päevasel ajal, kui tehas oli inimesi täis. Ta väidab sõna otseses mõttes, et Venemaa kasutab palju humanitaarsemat lähenemist, sest nad pommitavad Ukraina sihtmärke ainult öösiti, et elusid säästa. Muidugi, sest Vene kesköised raketirünnakud Ukraina korterelamutele on ju lausa tuntud oma õrnuse poolest. Ja et olukord oleks veelgi parem, tabasid raketid just siis, kui Venemaal peeti üleriigilist vaikuse minutit. Seda ma ei teadnud. Vaikuse minut on sisuliselt selleks, et austada langenud või võitlevaid sõdureid ja just siis otsustas Ukraina rünnata. Ma kahtlen, et see oli tahtlik, sest rakettidel kulub aega kohale jõudmiseks, aga mulle tundub, et ajastus oli väga hea. Hävinud pooljuhtide tehas sõltub suuresti tundlikust lääne varustusest, mida praeguste sanktsioonide tingimustes pole võimalik asendada. Edu uute Iskanderi või KH-101 juhtimissüsteemide tootmisel lähiajal. Venemaa enesepettuse vabriku jaoks absoluutne tippkomöödia. See on nüüd sama probleem, mis Venemaal on rafineerimistehastega. Nii et tead, Venemaa ehitas need rafineerimistehased, ma arvan, 90-ndatel pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Ja paljud lääneriikide ettevõtted läksid Venemaale, et neid rafineerimistehaseid ehitada. Ja need ettevõtted kasutasid lääne komponente, et tehaseid ehitada, sest see on lihtsalt kiirem. Aga nüüd, kui Venemaa on väga raskete sanktsioonide all, ma arvan, et see on kõige rohkem sanktsioneeritud riik maailmas.
Noh, kui Ukraina hävitab rafineerimistehases mõne olulise osa, ei saa nad seda lihtsalt asendada, kasutades lääneriikide eksporti, sest nad on sanktsioonide all. Muidugi ei tähenda see, et Venemaa ei suuda neid lääne komponente endale hankida. On olemas terve variturg, kus Venemaa saab midagi osta, teeseldes, et nad on Dubais, Aafrikas või Aasias, midagi sellist. Aga see tähendab, et Venemaal kulub rohkem aega ja neil on palju raskem saada vajalikku kogust. Ja asjaolu, et Ukraina on suutnud regulaarselt Vene rafineerimistehaseid rünnata, tähendab, et Venemaal on järjest raskem oma rafineerimistehaste komponente asendada. Ja just sellepärast. Alles hiljuti teatas Venemaa muide, et Moskva rafineerimistehas, mida tabati vaid mõni päev tagasi, see tehas, kus kork lendas õhku, see lihtsalt lendas kosmosesse. No, see rafineerimistehas ei saa ülejäänud aasta jooksul enam töötada. See on kindlasti hea uudis Ukrainale. Nüüd aga räägime loo kergemast küljest. Nagu te teate, on internet sellest kõigest tõelise peo korraldanud ja meemid on olnud suurepärased. Nii et liigume meie meemirubriigi juurde. Ja te teate reegleid. Vajuta allpool tellimisnuppu, kui sulle meemid meeldivad ja anna kommentaarides teada, milline neist on sinu lemmik. Vaadake esimest. Esimene on Zelenski, kes lihtsalt küpsetab Putinit ja ma olen kindel, et Putinil pole eriti lõbus. Üsna iseenesest mõistetav ja liigume järgmise juurde. Järgmine on viide ühele mu lemmiktsitaadile lahkunud ja hinnatud senaatorilt John McCainilt. McCain ütles oma kuulsas lauses, et Venemaa on maffia juhitud bensiinijaam, mis maskeerub riigiks. See lause on aastateks meelde jäänud, sest see on täiesti tõsi. Aga tead mis? Ma arvan, et see lause ei ole enam tõsi, sest Venemaa ei ole enam bensiinijaam tänu Ukraina sanktsioonidele. Ja see on Ukraina sõjaväe kindral, ma arvan, kes ütleb, et see ei ole enam tõsi. Venemaa impordib nüüd naftat Kasahstanist, sest nõudlus on suvel hüppeliselt kasvanud, ma arvan. Ja Ukraina droonid hävitavad Vene rafineerimistehaseid, nii et nad ei saa enam tegelikult eksportida. Seetõttu nad impordivad. See võib olla esimene kord üldse, kui nad seda teevad. Kuid siiski on Putini valitsemise ajal, alates selle sõja algusest, olnud palju esmakordseid asju. Ta sai esimeseks presidendiks, kellele rahvusvaheline kohus väljastas vahistamismääruse. Ta sai esimeseks Vene presidendiks, kelle riik langes sissetungi ohvriks. Venemaast sai esimene tuumariik, mille territooriumile tungiti sisse, sest kui Ukraina tungis Kurskisse, läks ajalukku palju esmakordset. Nii et jätke oma lemmikmeemid allpool kommentaaridesse. Ja enne kui lõpetame, üks kiire huvitav fakt. Kas sa teadsid, et Putin on nüüd tuntud kui uus tsaar, sest ta on nii kaua valitsenud? Aga tegelikult on tal seos vana tsaariga. Me käsitlesime seda sel nädalal üksikasjalikult oma Instagramis, nii et kuulake kindlasti. Putinile on sageli antud hüüdnimi Venemaa uus tsaar ja seda mõjuval põhjusel. Ta on riiki valitsenud umbes 26 aastat. Vaata seda pilti. See tüdruk pole kogu oma elu jooksul tundnud ühtegi teist valitsejat peale Putini. Aga kas sa teadsid, et uus tsaar on tegelikult seotud vana tsaariga, Nikolai teisega? Vaata, Putini vanaisa oli Rasputini kokk. Seejärel kokkas ta Romanovite perekonnale. Pärast Vene revolutsiooni sai temast Lenini ja hiljem Stalini kokk. Ja nüüd on selle kopa pojapoeg Venemaa uus tsaar. Nüüd lõpuks on meil boonussegment, mis on eksklusiivne meie liikmetele, kus me näitame täpselt, kuidas Putini aastakümneid üles ehitatud poliitiline süsteem hakkab nüüd murenema. Ja see ei ole tingitud rünnakutest või millestki muust, vaid ilmuvad väikesed praod, mida paljud inimesed ei märka. Kui see tundub sulle huvitav, siis saad liikmeks hakata kohe, vajutades allpool olevale liitu nupule või külastades basicsinsider.com-i. Sinu toetus võimaldab meil neid videoid edasi teha, ilma et me peaksime täielikult sõltuma YouTube'i reklaamitulust, mis, olgem ausad, on muutunud ebausaldusväärseks. Vastutasuks saad sa hulgaliselt eksklusiivset sisu, mida meie avalikus kanalis ei näidata. Nii et saad kohe liituda ja kõigele sellele ligi pääseda. See ongi kõik, mis mul teile öelda oli. Minu nimi on Sam ja kohtume teiega järgmises videos.